Kas selline olukord on sulle tuttav, et tahaks midagi uut ja võõrast ja kauget ja isegi suurt proovida, aga mingi seletamatu või siis täitsa isegi seletatav hirm läbikukkumise või ebaõnnestumise ees hoiab sind tagasi? Kas siis hoiab sind tagasi nii, et sa ei proovigi või kuidagi mingil veidral moel nõrgestab sind nii, et kui sa proovima hakkad, siis justkui läheb jalg jutumärkides alt ära ja kukud pikali ja ei tulegi välja. Et kui see on sulle tuttav olukord, siis oled õiges kohas. Tänases videos tahan jagada sinuga paari mõtet ja vaadet, kuidas siis nagu selle kiuste, selle hirmu kiuste siiski leida endas julgus ja jõud tegutseda ja ideaalis veel niimoodi, et sa ikkagi õnnestud. Mu nimi on Peep Vain, me oleme Muutuse kanalil. Kui see tänane jutt sind aitab, rõõmustab ja julgustab, siis liitu meie kanaliga, tee see subscribe liigutus ära ja ühtlasi pane see pöial, eks ole, kui sulle see asi meeldis. On ju? Ebaõnnestumised. Tänane väike videopöördumine siis sel teemal. Muidugi vastik teema. Hirm ebaõnnestumise ees, eks ole. Ja mitte keegi pole sellest immuunne. Kõik on sellega kokku puutunud ja ainukesed inimesed, ma arvan, kes seda ei tunne, on need, kes ei ole proovinud. Nii et kõige esimene asi, mida ma tahan julgustuseks ja toetuseks sulle öelda, on see, et kui sa püüdled elus uute kõrguste poole ja kui sa püüad ette võtta ja luua enda jaoks elus kogemusi ja arenguid ja asju ja tegusid ja saamisi, mis on sul täna veel kätte saamatud, siis see, et aeg-ajalt ei õnnestu, see, et kohe ei saa ja see, et mitte kõik su püüdlused ei kanna vilja, see on absoluutselt loomulik. Ja Eestis on kuidagi võib-olla kehv selline üldine kliima, ma ei mõtle siin mitte ilma, vaid just ühiskondlikku ja rahvuslikku ja sellist nagu vaadet, et justkui läbikukkumine on häbiasi. Ja ma arvan, et üks nendest hirmudest, mis on siis pinna all peidus, ei ole mitte hirm selle läbikukkumise enda ees, kuivõrd hirm sellise häbistatud, kas siis enda või teiste silmis häbisse jäämise ees. Hirm, häbi ees, sotsiaalne hirm, et see on väga tugev, eks ole. Aga ma ikkagi tahan julgustada, et kui me saame ennast tõsta justkui sellest häbihirmust kõrgemale ja lepitada sisimas ennast ära selle faktiga, et iga kõrgema püüdluse poole liikumine on seotud tagasilöökidega, altminekutega, märgist möödalaskmistega, lati alt läbi jalutamistega. Tasub endale pähe võtta ja ära leppida rahulikult ja rõõmsalt selle asjaoluga, et kui sa pürgid uute kõrguste poole, kui sa lähed tundmatusse, kui sa ei tea, kuidas asi käib, sul pole võib-olla piisavalt tarkust ja jõudu, siis sa igal juhul aeg-ajalt ikka ja jälle ebaõnnestud. Et kui sa selle fakti enda jaoks ära normaliseerid ja justkui ei pööra teiste arvamusele või ütlemisele kuigi suurt tähelepanu, siis sa võid kõike teha, kõike proovida. Ja kui sa õpid ka pettumusega toime tulema, ühe õhtuga, ja kohe räägi, kuidas see käib, eks ole, siis on kõik uksed su ees lahti, kõik teed su ees avatud, nii et kõik asju võib proovida ja teha. Nii et ebaõnnestumine. Kuidas normaliseerida ebaõnnestumist? Kuidas tõdeda, kuidas moodi endale arusaadavalt ja usutavalt öelda, et see käib asja juurde, et seda peab tervitama ja normaalseks pidama, mitte kartma. Kui ainult ühe lause saaks öelda, siis kuula tähelepanelikult. Kui sa ei ebaõnnestu teatud arv kordi, kui sa iga kord saad 5, iga kord jõuad tähtaeg sihile, siis minu väide on see, et sa ei pannud latti piisavalt kõrgele, et sa mängisid liiga turvalist mängu. Ja eesmärgi definitsioon ütleb, et eesmärk on sellise tulemuse täpne ja tähtajaline kirjeldus, mida ei ole lihtne praegu saada, mis on nagu mitte küll mingite kilomeetrite kaugusel, aga kuhu sa pead nagu hüppama, pead pingutama. Kui palju sinu elus on selliseid eesmärke.
ja ma tahaks justkui sellise kõrgemat sorti kaugema eesmärgi, mille saavutamises sa ei saa täna kindel olla, sellele lähenemise juures tuua 3 sõna mängu. Üks on turvalisus ja riskantsus, või siis ütleme 2 sõna ühe kohta. Teine on keerukus või lihtsus ja 3 on raskus või kergus. Ehk siis kuidas seda püüdlust ja altminekut normaliseerida, on öelda endale nii. Ma tervitan riskantseid olukordi. Ma tervitan keerulisi olukordi. Ma tervitan raskeid olukordi. Ja ma tean, et ma otsin ja leian ressurssi ja lahendust selleks, et tagantpoolt pihta hakates pusida lõpuni, kui on keeruline, et pidada vastu, kui on raske ja et võtta teadlikult tarku riske, jõukohaseid riske ja valmistada ennast mõistlikult ja hästi ette, et siis loomulikult vähemalt minna, aga kui lähebki viltu, siis ma ütlen, et see käis asja juurde ja ma proovin uuesti. Võib-olla kõige suurem võti siin ongi see uuesti proovimine. Ei saanud soovitut, ei jõudnud tähtaegs sihile, jäi natukene numbrites puudu. Mis siis? Proovin uuesti. Ja lõpetuseks ma tahaks tuua selle põttumusega toimetuleku mehhanismi. Nimetan seda 1 õhtu reegliks. Kui on läinud halvasti, kui ma ei ole rahule jäänud näiteks omaenda töö, omaenda esitlusega, või on see müügitöö, või on see kuskil äriliselt ei tulnud välja midagi, siis esimene samm on analüüs koos ise vastutuse võtmisega. Kui sa vaatad, mis juhtus, tasub analüüsida, et mis oli minu osa, mis ma tegemata jätsin, mida ma halvasti tegin, mitte teha seda, mida enamik inimesi teeb, kes vaatavad väljapoole, otsivad süüdlasi teistes ja pidurdavates, takistavates asjaoludes ja justkui enda osa ei taha näha ega tunnistada. Nii et kui sa saad aru, mida sa oleksid võinud teha paremini, mida sa tulevikus saad ja tahad teha paremini, siis sa saad rahuliku meelega selle õppetunniselt välja võtta ja järgmine kord päriselt proovida teisiti. Ja niimoodi on võimalik just nimelt pettumusi kiiresti ületada ja ebaõnnestumistest toibuda. Nüüd viimane asi on õppetunnid ja arengud. Kui öelda, et edust ei õpita üldse midagi, siis see oleks nagu pisut mustvalge. Aga kui küsida nii, et kummast õpib rohkem, kas ebaedust või edust, siis ilmselgelt vastus on, et õpitakse ikkagi rohkem ebaedust. Nii et kasuta neid altminekuid õppetundidena, arengukohtadena, õppi see õppetund ära, tee teinekord paremini, proovi nii kaua kui vaja, minna lõpuni välja ja ära lase endast nendel hirmudel ja takistustel ja altminekutel heidutada. Et kui sa järjest rohkem niipidi mõtled ja niimoodi liigud oma eesmärkide suunas, siis ma luban sulle, et kogu see altmineku teema on natuke nagu hane selga vesi lõpuks. Ei tulnud välja, tegin uuesti. Ei õnnestunud, proovin uuesti. Ei osanud, õpin ära. Olin nõrk, muutun tugevamaks. Nii et kõike head sulle oma eesmärkide valikul, kõike head ettevalmistusel, kõike head julgemisel, kõike head pusimisel ja kõike head pingutamisel. Aitäh, et kuulasid, mu nimi on Peep Vain, olen Muutuse kanalil, ole ikka meiega, telli, tee tellimus, pane pöial ja head päeva.